No tšau sõbrad, teate, mul on täna teile nii hea uudis ja nii hea retsept, et mulle sõbrad ei suuda ka ära imestada. Me teeme täna ühtesid kõige paremaid kaneelirulle. Ja meie perekonnas on alati see ja meie suguvõsas on see, et kõik teavad, et mu ema teeb kõige paremaid kaneelirulle. Aga emme, kui sa vaatad seda, siis sa tead ise ka, kes nüüd parimaid teeb, on ju. Kui ma tegin oma burgerikukleid gluteenipastaga, siis sellest taignas ma kasutan hoopis midagi uut, midagi muud, et vahepeal teile natukene laiemaid valikuid ka pärmitaigna puhul tutvustada. Täna ma kasutan selle jaoks siis keefiri. Aga saame siis pihta hakata, on ju? Teeme taigna valmis. Võtame kohe kuuma veega klaasi. Siin on mul keevvesi seest põhimõtteliselt ja ma lisan siia suhkrut ja täispiima. Täispiimale panen lisaks veel kuivpärmi. Suhkurt siis selle jaoks, et aitame pärmil nii-öelda elu jänuneda. Nii, segame läbi ja siis saab juba seista ja puhata. Võta endale mikserikauss, pane siia nisujahu, jahvatatud kardemon, vaniljesuhkur ja soola. Nüüd pane mikser tööle, lase ilusti kõigel mõnusti läbi seguneda, et jahu oleks nii-öelda mõnus õhuline. Kui see on tehtud, siis võta endale keefir. Lisa keefir sisse. Nüüd hakkab taigen sul vaikselt juba kokku. Kui sul pärm mullitab, pane jällegi pärm kohe sisse, lase läbi seguneda. Okei, nüüd paneme sisse munad ükshaaval, las mikser samal ajal töötab. Ja, väga hea. Nii, ja või. Ja tead, mis vä? Ongi valmis. Väga hea. Lase nüüd tal sõtkuda nii kaua, kuni ta jällegi on piisavalt elastne, et mitte käte külge kinni jääda. Kui jääb käte külge kinni, lisa natuke jahu või kui sa tunned, et ta on liiga kuiv, pane natuke keefiri veel juurde. Nii, vahepeal ma korraks tõmban ka taigna uuesti allapoole, et kõik saaksid ilusti läbi seguneda. Nagu sa näed, siis kogu taigen on põhimõtteliselt taignakruvi või taignakonksu külge kinni juba jäänud ja sa näed, ta tõmbab ääred kõik ilusti puhtaks. Ja kui sa tegelikult vaatad, et tundub täiesti nagu selline, kuidas ma ütlen, nagu vedel taigen või midagi, ei, see ongi täpselt selline, nagu see olema peab. Nüüd, kui sa näed, siis põhimõtteliselt terve see põhi on juba täiesti puhas, et kõik on täpselt nii, nagu see olema peab. Ja siis viimane kontroll. Näed, voolab küll alla, aga kas ta jääb kätte külge ka? Näed, ei jää. Taigen on perfektne. Ma panen rätiku peale siia ja ongi valmis puhkamiseks. Laseme taignalõu kerkida umbes tund aega, kuni ta kerkib kahekordseks. No nii, meil on taigen siin parasjagu kerkinud, las ta kerkib natukene veel. Me samal ajal teeme juba kaneelisuhkru valmis. Miks me kasutame pruuni suhkrut? Sellepärast, et pruun suhkur on mõnusa karamellise maitsega. Mina kasutan helepruuni suhkrut, ära kindlasti kasuta temerarat või moskavadot või mingit sellist suhkrut, vaid kindlasti lihtsalt tavalist helepruuni suhkrut. Mina kasutasin näiteks Rimi suhkrut ja sobib väga hästi. Kaneelisuhkur on meil valmis. Nüüd liigume edasi meie taigna peale. Võtame selle taigna. Nii ilus. Ja nüüd, mis me teeme? Taigen on meil mõnusalt puhanud, sa näed, ta on mõnusalt paks. Lööme ta natuke lapikuks ja davai, võtame ta välja, hakkame rullima. Rulli ta ristküliku kujuliseks ja võimalikult õhukeseks, umbes siuke 0,3 kuni 0,5 sentimeetrit. Ja nüüd meil on valmis tehtud kaneelisegu, ehk siis me võtsime suhkru, panime sinna sekka kaneeli, segasime kõik läbi. See on meil juba valmis, taigen on lahti rullitud, puudu on ainult või. Võtame või, toasoe või ja spaatliga või noaga või mis iganes sul on. Paneme kõik siia
terve taigen peab olema ilusti kaetud, see on see, mis annab sellele mahlakuse. Nüüd pane ruttu kaneel peale ja ongi valmis rullimiseks. Rullidagi võimalikult tihedalt kokku, et pärast sul see rull laiali ei vajuks. Nüüd, kui ta on sulle piisavalt kokku rullitud, nüüd tõmba teda natukene pikemaks, natuke laiemaks, natukene peenemaks. Mina võtan endale noa ja ma mõõdan 2 näpulaiust, nimetissõrm ja keskmine sõrm, et üks rull on nende laiune, ehk siis 2 sõrme laiune. Siis lasen sälgud mööda taigent ära ja siis ma võtan oma salarelva. Hambaniidi. Maitsetu hambaniit, et saada ilusad selged ribad sisse, et ilusti need keerud jääksid ka kaneelirullile ikka. Nii, alt läbi, tõmba pealt risti ja läbi. Ja miks hambaniit? Sellepärast, et hambaniit on hügieeniline. Kui tavaline niit seisab ja on ebasteriilne, siis hambaniit on hea. Väga hea. Paneme pannile kõik rullid ja saame hakata juba edasi jälle tegutsema. Kui me neid pannile paneme, siis pannile mina panen tavaliselt 4 rulli ühele reale ja 4 rida, ehk siis 16 tükki ühele pannile. Ja oluline on see, et nad puudutaksid pärast kerkimist kokku. Ehk see on see koos küpsemine. Meil kuskil oli vist mingi toode on tulnud niimoodi, et on koos küpsenud ja siis üks toitumisblogi ja kirjutas, mida see tähendab koos küpsenud. See on see, mis annab sellele mahlakuse. Nii et kindlasti nii väiksed vahed sisse, et nad kerkiksid kokku. Siis tuleb see koos küpsemise võlu ja pehmed taigen. Nii, ja nüüd, kui nad on meil siia ära pandud, me peame neid kindlasti eelkergitama, et nad ilusad tuleks. Ma panen paberi alla, et mitte rätikut ära määrida ja paneme lihtsalt rätiku siia peale ja laseme neil kerkida jällegi, kuni nad on 2-kordsed või siis, ütleme siuke pool tundi kuni tunnike. Ja kui sa mõtled, et issand, nii palju taigent jäi üle, sa võid neid muidugi ära küpsetada. Aga ma ütlen, et lapsepõlvest saati minu lemmikhobi. On olnud lihtsalt kogu aeg tooreste kaneelikuklite söömine. Ja ma ei tea, miks mu ema ütles ka alati, et ära söö tooreid kaneelikukleid, siis need paisuvad sul kõhus ja sa lähed lõhki. Aga sellest hoolimata ma siin alati 2-3 kaneelikuklit juba enne küpsetamist ära. Ja ma ei tea, elus olen. Aga nüüd te nägite, et mina tegin seda kaneeli suhkru versiooni. Osad teevad ka nii, et segavad veel suhkru või ja kaneeli kokku. Mina seda ei kasuta sellepärast, et seal on oht, et sa rebid lihtsalt selle põhja katki, kuna see sisuliselt on nagu liivapaber lõpuks. Aga laseme kerkida ja varsti näeme. No nii, meie kuklid on kerkinud. Teeme nüüd väikse määrde ka neile peale. Tegelikult ma ütlen ausalt, ega sa ei peagi määrima. Määrimine on su täiesti enda vaba valik ja kui sa ei taha määrida, sa ei pea määrima, aga see määrimine annab neile ilusa kuldse lisatooni. Aga ma ütlen ausalt, et ega nad on niisamagi ilusad. Mina panen veel natuke piima ka juurde. Ja segame ilusti ära. Paneme siia muna ja piimasegu, vispeldame korraks ära ja pintseldame kõik ilusti pealt ära, et anda neile see ilus kuldne välimus. Kui sa väga tumedat ei taha, siis sa võid tegelikult piima ära jätta. Piim on see, mis teeb selle pealmise kihi tumedamaks. Kui teed ainult munaga, siis jäävad ilusad kuldkollased. Nii, ja nüüd nad on meil määritud, nad lähevad ahju. Nüüd paneme ahju, ahjus on 180 kraadi ja ülevalt alt küpsetus. Meil läheb aega umbes 15 minutit. Jällegi jälgi seda, et nad oleks ilusad kuldpruunid pealt. Kui nad kuldpruunid veel ei ole, lase neil natukene veel küpseda.
kuklid on küpsenud, võtame need ahjust välja ja kui sa tahad, sa võid peale tuhksuhkrut panna ja ongi põhimõtteliselt valmis. Meie täna midagi ei pane glasuuri ka, teeme nii, nagu asi on. Nii on kõige parem. Ja nagu sa näed, siis nad on nüüd siuksed pruunikamad. Miks nad on pruunikamad on sellepärast, et ma lisasin munale natukene piima. Kui sa piima ei pane, siis nad on lihtsalt kuldsed. Praegu nad on siuksed mõnusad pruunid, on ju. Aga põhimõtteliselt nad on valmis ja üks asi, mida mina täna tegin, mida ma võib-olla teile ei soovitaks teha, on kiirkergitamine teises faasis. Ehk siis ma panin nad ahju 35 kraadi juurde, tegelikult ei tohiks midagi juhtuda, mul oli isegi ahjuuks lahti, aga nagu sa näed, nad kerkisid ja natuke vajusid laiali, et nad ei ole päris nii paksud, et praegu kui näiteks ma võrdlen juba neid, mis on siin niisama toatemperatuuril olnud, siis isegi need on nagu praegu natuke laiemad. Et natuke nad vajusid ära, aga ütleme niimoodi, et ei saa sohki teha, et ma mõtlen küll alati, et teeks sohki ja teeks kiiremini ja praegu on kell põhimõtteliselt 12 öösel ja ma teen teile kukleid, aga näed, iga kord ei toimi, aga vähemalt välimus on ilus. Ja ma tean, et kui ma oleksin neid toatemperatuuril teinud nagu neid kahte, mida ma tegelikult ei küpseta, siis need oleks päris head. Aga no, mis siin ikka, proovime ära. Ega siin midagi muud teha ei saa. Aga see retsept, mis ma panen blogisse ja kui sa seda kiirkuumutust ei kasuta, nagu mina kasutasin, siis nad õnnestuvad sul 100%. Et sellepärast ei pea üldse muretsema. Nii et proovi lihtsalt järgi. Aga need on ehtsad koos küpsenud, nagu sa näed. Need on nii pehmed. Appi, see on nii Kas sa näed seda või? Vaata seda põhja. Kas sa näed seda põhja või? Issand, kui mõnus siuke karamelline see on. See on nagu täiega. Ja see on täiega kuum. On nii kuum, et põletan huuled. Väga hea see, mis lahendus. Oh my god. Oh my god. Ma tegelikult ei olegi väga hullud. Ikka päris kõrged, ainult need välimised servad vajusid ära. On nii kuum, et põletan huuled. Kus on? Võt, see on kõige parem osa, kui sa saad keeruna lahti võtta. Ja sa näed, et terve see keerd on lihtsalt nagu, ma ei taha kogu keerdu ära võtta nüüd. See kogu keerd on... Kas ma unustasin teile öelda, et tegelikult võiks lasta neil natuke jahtuda või? Kui sa tahad, sa võid siia tuhksuhkrut ka peale panna. Glasuuri juttu ma teile juba rääkisin, et väga palju inimesi soovis ilma glasuurita, nii et nii nad jäävad. Aga ma soovitan sulle proovida, tee järgi, naudi. Oh my god, see põhi. Mul on veresuhkurlakke. Mul on diabeet ka, kes ei teadnud. Ja ma tegelikult, nii magusat ei tahaks süüa, aga kaneelikuklid on alati mu lemmikud olnud. Ja ilma glasuurita, ilma tuhksuhkruta on minu jaoks lemmikud. Aga igaüks valib oma reserveerimise valiku ise. Aga naudi, katseta ja näeme juba varsti jälle. On ju? Davaiks, tšau! Tahaks veel.